Tere! Eelmisel nädalal kuulsite Valdurit rääkimas vallalisusest ja tuleval nädalal räägivad Toivo ja Einike Pilli õnnelikust abielust. Ja kuigi vallalisus on tõepoolest okei, on ka täiesti okei tahta endale paarilist. Aga kuidas olla suhteks valmis, kuidas kaaslane leida, kuidas teada, et ta on see õige? Kuidas teha see otsus, et nüüd olengi valmis pühenduma? Mina olen Klaus-Peeter ja proovin enda kogemuse ja piibliõpetuse toel anda mõned mõtted. Esiteks, mis on ühe paari suhte mõte? Mõtle korra oma peas, mis sulle pähe tuleb, kui mõtled paari suhtele ja milleks see hea on? Mis mõtted tulid? See, et oleks kellega elu jagada, et oleks keegi, kelle peale loota, et oleks keegi, kellega lähedust kogeda, et tunda liblikaid kõhus. Sulle võis vabalt tulla ka mingi muu mõte, aga korraks võid veel mõelda, kas see, mis sa mõtlesid, mahub sisuliselt raami, et mis kasu ma suhtest saaks. Mitte, et see oleks täiesti vale mõtteviis. Juba 1. Moosese raamatu 2. peatükis loeme. Inimesel ei ole hea üksi olla. Ma tahan teha temale abi, kes tema kohane on. Esiteks loeme siit välja ka üldiselt teada tõe, et inimesed vajavad teisi inimesi enda kõrvale. Tegemist ei pea olema paari suhtega, aga püsiv üksindus ei ole miski, mida Jumal näeks üldiselt heana. Ja kindlasti on midagi erilist suhetes, mis püsivad pikka aega, olgu selleks siis pere, paari või sõprussuhted. Aga see teine osa ongi ju sisuliselt see, et suhtest saab kasu. Ma tahan teha temale abi, kes tema kohane on. Aga mida see abi tähendab? Kas see on lihtsalt, et igapäevaelu oleks kergem? Kui vaadata natuke laiemalt, mis on piibli vaates elu mõte, siis ma julgeksin teha sellise üldise järelduse, et see ei ole elada lihtsat või mugavat elu, vaid õppida, kuidas olla armastavam ja hoolivam inimene, kes teeb seda, milleks ta on kutsutud. Me oleme loodud armastama, mitte ainult olema armastatud. Seega võib seda abi tõlgendada ka nii, et ideaalis aitavad paari suhte mõlemad pooled üksteisel kasvada. Ja kuigi see tähendab, et on keegi, kellele see on raskel ajal toetuda, tähendab see ka seda, et mul on võimalik kasvada tingimusteta armastuse oskuses, kui olen ise see, kes peab teist toetama. Ja kui mõlemad näevad suhet kui midagi ühist, mitte kui kohta, kust midagi endale saada, siis on lootust, et 1 + 1 võrdub rohkem kui 2, ning me saame üksteises parima välja tuua. Seega tasub vallalisena kindlasti kaaluda, kas oled selleks valmis ja kas otsid suhet õigetel alustel. Suhe ei ole Jumala asendus ning ta ei lahenda su probleeme. Pigem tasub valmis olla, et suhe toob välja su enda kitsaskohad, mis muidu jääksid varjatuks. See on see üks põnev ettevõtmine. Kui kaaslaseks on keegi, kes on valmis sinuga koos kasvama. Aga kuidas endale selline partner leida? Ma räägin teile ühe loo, mis ma luban läheb lõpuks teemasse ka. See lugu on üks vana muinasjutt, mida sattusin lugema laste raamatust oma tütardele õhtujutuna. Ja see pani omajagu mõtlema, kuidas meie väärtushinnangud on muutunud ja mis on lõpuks õige. Lugu räägib printsist, kes ei usalda naisi ja keeldub endale kaaslast võtmast. Ühel päeval ta aga kohtab üht lihtrahva neiut nimega Griselda, kes näeb printsi ja pakub omal initsiatiivil talle juua. See võlub printsi ära ja nad abielluvad. Nüüd läheb aga lugu raskemaks. Prints on Griselda osas pidevalt kahtlustav ega suuda teda usaldada. Ta paneb teda igasugu moodi proovile, keelab tal teistega suhelda, lukustab teda tuppa, võtab talt ära tema tütre ja väidab, et tütar on surnud ja nii edasi. Selle kõige käigus Griselda talub kannatlikult kõik ära ja lõpuks aastakümneid hiljem prints ka leebub. Loo moraal justkui võiks olla see, et tõeline voorus on kõik ära kannatada ja küll lõpuks kõik ära laheneb. Ja kuigi see esmapilgul kõlab kristlikult, on ju Jeesuski mäejutluses öelnud, et ärge pange vastu inimesele, kes teile kurja teeb, vaid kui keegi lööb sulle vastu paremat põske, keera talle ka teine ette. Aga selle mõte ei ole taluda lõputult ülekohut, vaid hoiduda samaga vastamast. Kuidas see kõik seostub partneri otsimisega? Suuri probleeme tasub võtta tõsiselt. Mitte, et nagunii ei oleks meil kõigil probleeme, mida lahendada, aga lihtsalt mõtle, kust läheb sinu piir, kust sa kindlasti ei taha alla tulla. Suhe enne abielu peaks andma aega, et aru saada, kas me mahutame end üksteise piiridesse ja tahame selle suure retke koos ette võtta.
aga teiselt poolt tooks kohe välja, et kui Griselda lool oleks tänapäevane versioon, siis oleks see ehk hoopis nii, et prints ja Griselda kohtuvad Tinderis, prints kutsub Griselda jalutama, aga siis jalutab natuke liiga kiire tempoga ja Griselda otsustab, et see pole ikka mees, kes talle sobiks. Pealegi polnud tal selle jalutuskäigu jooksul isegi liblikaid kõhus ja kuigi üldiselt oli koos olla tore ja lõbus, aga no kui pole see, siis pole see. See võib tunduda natuke üle võlli näide, aga samas ju ei ole ka. Ma arvan, et pigem on see üpris tüüpiline. Ja kusjuures see on üks veider koht, kus teadus väidab, et inimesed tihti mäletavad natuke valesti ja seepärast võite saada veidi eksitavat infot selle kohta, kuidas armumine tavaliselt käib. Ma ise küll usun, et armastus esimesest silmapilgust on täiesti olemas ja kui ma mõtlen sellele, kuidas ma Eliisaga kohtusin, siis on mul ka väga soe mälestus, kuidas ma istusin sõpradega koolitrepil, kui järsku tuli Eliisa ühe mu sõbranna juurde ja seletas ülikirglikult, et ta just sai teada, et hapuoblikas kirjutatakse lahku ja kui imelik see ikkagi on. Ja kuigi ma tagantjärele mäletan seda olukorda väga soojana ja kindlasti see mingil määral avas mu silmad Eliisa suhtes, siis tuleb tõdeda, et see ei olnud nagu ma oleks puuga pähe saanud. Meil läks veel mitu kuud enne, kui võiks öelda, et armusime. Ja sinna sisse jäi meil päris palju aega, mida veetsime poolkogemata kahekesi, kuna me olime koos paari sõbraga õhtujuhid ühe tantsukooli jõuluetendusel. Ning ma käisin autoga Eliisal järel, et teda meie koosolekutele viia. Ja uuringud näitavad, et see on pigem tavaline, et inimesed mäletavad oma suhete esimesi päevi hiljem natuke armumise poole kaldu. Ja eks see on muidugi tõlgendamise küsimus ka. Ühes fantaasiaraamatus, mis mulle noorena väga meeldis, oli 2 tegelase armumist minu arvates väga tabavalt kirjeldatud. See on nagu säde või leek, mis on nii õrn ja vaevu märgatav, et selles hetkes ei pruugi me seda isegi selliselt tõlgendada. Ning väike tuuleiil võib selle ära puhuda nii, et tundub, et seda ei olnudki. Ja kui nii mõelda, siis inimestel võib mingil määral õigus olla. Ehk nad armusidki esimesel või teisel kohtingul. Aga pärast seda kohtingut ei oleks nad seda ilmselt niimoodi kirjeldanud. Ja üldsegi, kuidas selle armumisega siis on? Kas seda on vaja? Läheb ta ju nagunii üle? Kas armumine on piisav või vajalik, et kellegagi abielluda? Ausalt öeldes ma ei oska öelda, kui oluline armumine täpselt on. Kindlasti on inimesi, kes ei ole kunagi väga kirglikult armunud olnud, aga on oma abieluga väga rahul. Samas meie Eliisaga olime küll väga armunud ja kindlasti kasvatas see väga kiiresti lähedust. Aga igal juhul on abielu kaalumisel kõige olulisem, et teie suured plaanid ei oleks vastuolus. Näiteks, kas tahame lapsi, kus plaanime elada, mis on asjad, mille osas me kindlasti ei ole nõus kompromisse tegema. Millised on meie üldised väärtushinnangud ja nii edasi. Mitte, et need peaks 100% klappima. Kõike saab klapitada, kui see pole miski, mis on sinu jaoks eluliselt oluline. Aga tasub teada, mis on need asjad, mis on sinu jaoks määrava tähtsusega ning neid selgelt kommunikeerida. Aga jah, tüüpiliselt oleme inimestena tegelikult palju paindlikumad, kui esialgu arvame ning ideaalset inimest, kes meile kõiges sobiks, ei olegi olemas. Iga inimene on erinev ning need erinevused paratamatult mingites kohtades põrkuvad. Ja kusjuures tihti on samal omadusel justkui omad head ja vead. Väga spontaanse inimesega võib olla ehk väga vahva, kui ta viib sind seiklustele. Aga kui ta midagi olulist ära unustab või kuhugi hilineb, siis nii lõbus ehk ei ole. Ja see ei tähenda, et nende negatiivsete külgede osas peaks täiesti alla andma. Pigem lihtsalt endale teadvustama, et me oleme 2 ebatäiuslikku ja isemoodi inimest, kes proovivad saada paremaks. Ja kui me elame usus, siis usun, et see on võimalik. See lihtsalt ei käi kiiresti. Nii et proovi näha oma kaaslases seda parimat versiooni, kelleks ta võib saada, aga andesta talle, et ta ei ole veel seal ja aita tal sinna liikuda. Ja kuidas on siis selle pühendumisega? Millal see otsus ära teha ja kuidas? Meid ümbritsevas kultuuris on pigem tavaline väga pikalt elada abielu väliselt koos ning eks ka minu ja Eliisa puhul oli see nii. Mina ei olnud muidugi ka kristlane, kuigi olin alati usu osas uudishimulik ja ilmselt Eliisa seda ka nägi. Ja pigem olen lugenud, et see ongi selline üldine fenomen, et inimesed natuke kardavad seda faasi, kus tundub, et tuleb midagi otsustama hakata.
nii kaua, kui oled lihtsalt koos, on ju kõik hästi. Sul on kaaslane, kellega olemist naudid ja mis muud sul ikka vaja. Aga paratamatult aeg läheb edasi ja mida kaugemale see jõuab, seda rohkem hakkab tunduma, et nüüd ongi nii, et tuleb otsustada, kas kõik või mitte midagi. Aga mitte midagit ju kindlasti ei taha, sest üksi olemine on hirmus ja kas ma üldse veel kellegi leian? Lükkame parem selle mõtte veel natuke edasi. Ja kuigi selline mõtlemine on, ma arvan, väga inimlik, on abielul siiski pakkuda midagi palju paremat kui umbmäärases suhtes olemisel, kus hirm otsustamise ees on tegelikult justkui alati taustal olemas. Võib-olla teadlikult või teadvustamata, aga lõpuks igatseme kõik suhtes turvalisust ja tunnet, et teine ei jäta mind ning on valmis meie suhte eest pingutama, kui seda on vaja. See teadmine annab mingi lisarahu, mida niisama koos olles on raske või võimatu saavutada. Ja samas tahaks jällegi tuua natuke midagi tasakaaluks ka esile. Kuigi ma usun, et paari suhte sisu enne abielu suuresti võiks olla see, et liikuda selle otsuse poole. Ei arva ma, et seda peaks tegema kuidagi väga pressides. Ma arvan, et selles vallas on väga lihtne üle mõelda ja mitte lasta pühal vaimul end piisavalt juhtida. Mitte, et mõtlemine oleks halb. Kaalutlemine on väga oluline, aga ma arvan, et pühendumise otsus on sarnane taipamisele. Seda siis konkreetse psühholoogilise terminina, mille sisu on see, et kui mingi raske ülesande peale palju mõelda, siis meie aju käib läbi kõik loogilised rajad, mis võiksid lahenduseni viia, aga ei leia seda. Ja kui siis lasta oma mõte hetkeks vabaks, minna jalutama, logeleda, teha midagi muud, siis järsku tekib taipamine. Mingi loominguline lahendus, mis lihtsalt pingsa mõtlemise peale ei tulnud. Ma arvan, et pühendumisega on natuke sarnane. Kui sa oled kellegagi juba mõnda aega koos olnud ja need mõtted tulevad, siis mõtle need tõsiselt läbi. Aga sa ei pea tegema plusside ja miinuste tabelit ja ette ära otsustama, et see, mis sealt paistab, nii on. On täiesti okei lasta neil mõtetel settida ja kannatlikult oodata ja kuulata. Nii kiire ei ole, et ei oleks aega püha vaimu usaldada. Ja kuigi ma tean, et Toivo ja Einike räägivad teile lähemalt ka õnnelikust abielust, mõtlesin jagada ka mõne mõtte, et mis minu hinnangul meie abielu Eliisaga on hästi aidanud. Esiteks, ma arvan, et pühendumine tähendab rohkemat kui peas olevat ideed, et me oleme elu lõpuni koos. Jah, abielu liidab inimesed üheks, aga selleks, et see ühendus püsiks tervislikuna, tuleb seda ka tervislikuna hoida. Ja ma tean, et siin on oht kõlada, nagu arvaksin, et raskuste korral tuleks esimese asjana lahku minna. See ei ole mu mõte. Mu mõte on selles, et tasub otsida seda täielikku ühtsust. Seda tunnet, et me oleme samal lainel. Ja kohe, kui tuleb dissonants, siis tasub sellega tegeleda. Rääkida, proovida mõista ja vajadusel andestada või lahti lasta. See on nagu koristamisega. Seda tööd on palju parem teha pidevalt ja kohe, et kuskilt otsast ei läheks asi hallitama. Ja jällegi, ma ei mõtle, et kui kodu on liiga sassis, siis tuleks ära kolida, vaid parem on koristada täna kui homme või nädala pärast. Teine oluline asi on olla üldiselt tervislik. Kui kaks inimest moodustavad kokku ühe, siis tervik on tervislik, kui osad on tervislikud. Seda on eriti lihtne mõista, kui saad endale lapsed. Kui lapsel on kõht tühi, ta on väsinud, ülestimuleeritud või mis kõik muu, siis ütleme nii, et teistega armastavalt suhtlemine ei pruugi tal eriti hästi välja tulla. Täiskasvanutega on tegelikult samamoodi. Me lihtsalt suudame seda natuke paremini varjata, aga tavaliselt võõrastega rohkem kui lähedastega. Ja lõpetuseks ütleks, et ärge ajage taga õiglust, vaid proovige tajuda üksteise võimekust ja vajadusi. Eesmärk ei ole, et kumbki teeks täpselt 50%, vaid et kokku tuleks 100%. Nii võib mõnel kehval päeval olla minul ainult 10% panustada, aga teine teeb hea meelega selle 90%, sest teab, et mingi teinekord on jälle vastupidi. Ja samas ära võtta teise panust iseenesest mõistetavana. Armasta tegudega, sest Jeesus on ka sind tegudega armastanud. Ja eks suhe Jumalaga ongi väga sarnane abielule. Jeesus näitas, kuidas Jumal on valmis meile kõik andestama ja meie eest kannatama ning ta palub vaid, et järgneksime talle ja usaldaksime teda. Ma ütleks, et minu teekond usuni oli väga sarnane sellele, mis enne rääkisin pühendumisest.
Võtsin palju aega, et proovida kõigest aru saada ja kõik läbi kaaluda, aga sain aru, et mingi hetk pean jõudma otsuseni. Käisin siis veel eraldi alfa kursusel, et intensiivsemalt enda takistavad teemad läbi mõelda, aga lõpuks ei teinud ma plusside ja miinuste tabelit usu poolt või vastu. Olin küll väga pingsalt kõike mõelnud, aga see pühendumise taipamine tuli pigem endalegi ootamatult. Kui oled selles kaalumise faasis, siis julgustan sind uurima ja puurima. Jumal ei suru end kunagi peale, aga kes otsib, see leiab. Kes koputab, sellele avatakse.